tervitus minu poolt kõigile, aga ma alustan selle eelmise teema lõpetamisega, millest rääkis Taavi, et see Meltsiveski või vabandust, Raadi Maarja või see vagumus on tegelikult see põhjus, miks Tartu on siin, kus ta on. Nimelt see vagumus täitub sellise pinnase veega või põhjaveega, mis siis voolab välja Ürgolu nõlvadel täpselt siis Tartu, siis keskaegse ja muinasaegse Tartu koha peal, ehk siin on olnud puhas allikavesi, et meil on küll jõevesi, aga seda jõevett ei tasu ju juua, aga samas kui on võtta puhas allikavesi, mis toitis ära terve keskaegse linna, siis tegelikult see on põhjus, miks ta on siin, mitte kusagil edasi. Teine põhjus oli loomulikult ka see üle jõe pääsemise võimalus. Nii, aga tulen tagasi siis nüüd oma teema juurde. Tegelikult on see minu jutt praegu rajaneb ühele artiklile, mille ma avaldasin 2018. aastal. Ja siis ma mõtlesin, et küllap see teema on nüüd ammendatud ja kõigil on see asi selge, aga kas siit selle puldiga läheb edasi? Siin on oled, jah? Kõige oled. Ei? Ahah. Nii, ja siis hakkasin vaatama, mida Wikipeedias nende teemade kohta kirjutatakse. Me ilmselt peaaegu kõik teavad, et või see on selline käibetõde, et Tartus on olnud selline ala või koht või saar nimega Holm, mis on siis selle vana keskaegse linna vastas, teisel pool jõge. Ja võtan lahti Wikipeedia, loen, et Holm oli saar, mis asus Emajões peaaegu üle ja Holmi pargi kohal. Ja et selle taga oli siis kõrvalharu Koolujõgi. See Wikipeedia teade on minu hinnangul täiesti vale. Esiteks Holm ei olnud saar ja Koolujõgi ei olnud jõgi. Nii, edasi. Nii. Ja Koolujõe kohta on siis jällegi selline teade Wikipeedias, mis on ka igatpidi selles mõttes, et ta ei olnud ka endine jõgi. See töötab ka tegelikult. Jah. Nii, aga mis ta siis oli? Või et kust üldse selline väide pärit on? Kui me hakkame vaatama seda, mida siis eri aegadel kirjutanud või joonistanud ajaloolased, siis esimest korda sellise Koolujõe, nagu te näete siin, leiab siis nagu ajaloolaste poolt tehtud kaardi peal Richard Otto 1918. aasta kaardi peal, kus on siis selline päris lai selline jõeharukene siin selle Holmi ala taga. Ja kus ta selle võttis? Selleks võib aimata, et ja siis loomulikult Harri Moora, kes siis esimesena kirjutas põhjalikuma artikli Tartu muinaslinnuse asukoha kohta. Tõsi küll, sellel ajal veel seda linnust ennast ei olnud leitud, see leiti alles 56. aastal, kui Vilma Trummal linnusel kaevas, aga asukoha tegelikult alates juba Kruusest 1840. aastatel oli siis välja nuputatud ja tõepoolest see siis paikneb siin Tähetorni koha peal, aga ka siin Harri Moora plaani peal me näeme, et siin on lausa see kõrvalaru, Koolujõgi on sama lai kui Emajõe peaharu. Nii, ja millele need väited siis võisid rajaneda, on muidugi rootsiaegsed plaanid, kõige varasemad, siin on 1634. aastal tehtud plaan, kus see aru siin näete on väga lai. Edasi siis veel samast aastakümnest näeme jälle päris suur plaan ja tulles siis ajas muudkui edasi, näeme, et selline kõrvalaru muidu eksisteerib. Nüüd, mis on rootsiaegsete plaanide suur probleem, on see, et need on üpriski skemaatilised ja tegelikult see kõrval haru ei omanud nende plaanidel mingit tähtsust, seal kujutati eelkõige linnakindlustusi. Ja siin on aastast 1704, näeme juba hoopis teistsugust, täiesti sirget ja just katkendlikku. Ja kui me näeme nüüd edasi, siin on siis ütleme selline 1772. aasta viimane kujutis sellest Koolujõest ja Holmist. Ja siin me näeme, et see Koolujõgi on väga kitsas, täiesti sirge kraav, mis siis suubub siin üleval otsas Emajõkke selliselt risti. Ja näeb see välja täiesti kunstlik, mitte mingisugune
looduslik jõeharu, neid kooldusid ja harusid on meil ju Emajõe peal küll ja veel, aga need on kõik sellised kaarduvad, sellised maakujulised, mitte üldsegi niisugused, nagu see Koolu jõgi siin oma viimasel kujutisel on. Nii, ja etteruttavalt siin me näeme ka ühte juba siis Rootsi ajal või isegi hiljem, ma päris täpselt ei tea, rajatud rondeeli, mis pidi kaitsma siis linnaväravat ja mille taga on siis vallikraav, nii et kirjanduses kohtab ka päris sageli väidet, et kui ehitati kivisilda, siis vesi lasti Koolu jõe kaudu ümber, see ei pea paika, vesi lasti siit selle rondeeli taguse vallikraavi kaudu ja ehitati siia siis tammid ette, nii et tegelikult kivisild ehitati kuival maal. Nii, ja lõpuks siis Koolu jõgi aeti kinni 18. ja 19. vahetusel, nii et lõpuks siis kujunes selline olukord, nagu mis siis säilis kuni enne või teise maailmasõja käigus need hooned siit hävitati. Tänavate võrk on enam-vähem sama. Nii et tänapäeval me seda Koolu jõge siin maastikul enam ei näe. Ja see nagu jutt on, et vaidles, et kas Koolu jõgi oli looduslik Emajõe haru või inimkäte kaevatud veskikraav, pole senises uurimusseisus selge. Siin on siis kolleegid Ain Mäesalu ja Rünna Visak on 2005. aastal siis sellest kirjutanud mööda minnes ja jõudnud siis sellisele järeldusele. Ise ma väidan, et asi on tegelikult täiesti selge ja see ei ole mitte ainult mina, ei ole see, et tegemist on keskaegse veskikraaviga, sellest on olnud juttu juba 19. sajandi keskpaiku ja see minule nagu kuidagi selgines see asi, kui ma järjekordselt võtsin ette Uno Hermanni 1979. aastal Eesti Looduses ilmunud artikli, kus ta muu hulgas siis käsitleb seda sama teemat ja tegelikult Uno Hermann rajanes sellise oma isiklikule kogemuseni, nimelt 1963. aastal ta mõõtis siin jõe sügavusi ja selle koha peal siis deltast natuke allavoolu, kus on selline nagu vaateplatvorm ja jões on tänapäeval roheline poi. See poi ei ole seal mitte ilmaasjata, see poi on sellepärast, et seal on suur massiivne kivivall ja laeva või paadiga võib sinna otsa põrutada. Siis selle koha peal ta mõõtis jää pealt sügavusi ja tuvastas, et seal on suur mingisugune künnis või vall ja 1964. aastal, kui oli väga madal veeseis, tuli see vall sealt nähtavale. Nii et selle peale siis ka Uno Hermann sai inspiratsiooni võib-olla seda asja uurida ja tõepoolest ta leidis siis, et aastal 1859-60 talvel, kui oli ka madal veeseis, oligi see tamm, mis siis oli 70 meetrit pikk või selline tänapäeval 7 meetrit lai kividest ja palkidest tehtud konstruktsioon tuli välja. Need kivid tõsteti sinna kalda peale, need on siiamaani näha kalda kindlustuseks. Ja siis oli erinevaid arvamusi. Ajalehest Finland, Tartu Ülikooli füüsikaprofessor Ludwig Friedrich Kämps kirjutas, et tegemist on ilmselt tõkkega, mis oli mõeldud siis Koolu jõe kinniajamise käigus tehtud tõketega, et siis vesi sealt läbi ei läheks ja need pidid kaitsma siis vasakut kallast. Nii erineval seisukohal oli aga Tartu tollane raearhivaar Wilhelm Tremer, kes siis tundis need kirjalikke materjalid. Tegelikult ega seal rohkem selle kohta ei olnudki kui raeprotokollid, mis on siis 1547. aastast alates õnnelikult säilinud, varasemad meid ei ole, aga tema oli siis neid lugenud ja tutvunud ja tema seisukoht oli hoopis teine, et tegemist oli siis kivivalliga, mis suunas vett veskikraavi, keskaegses veskikraavi. Ja näete, siin on tegelikult väga selge joonis, näete, siin on see kivivall, siin ülemises otsas ta puudub, siin on puusild, tänapäevane siis Vabaduse sild, siin on holm, siin on näha, kuna tegemist oli madala veeseisuga, siis on muide siin näha isegi need tammide jäänused, mis ehitati kivisilla ehitamise käigus. Siin on selle rondeelitaguse vallikraavi veel jäänused olemas ja siin on isegi veskikraavi ots veel tollel ajal, 19. sajandi keskel oli see kõik näha. Ja Wilhelm Tremer siis talle, Uno Hermann juba viitab nendele joonistele ja seal on ka käsikiri arhiivis, mis oli mõeldud avaldamiseks, see jäi avaldamata, see oli siis Lentsi arvamusele nagu vastupidine, et tegemist ei olnud siis mitte Koolu jõe kinniajamisega, vaid vastupidi, et see on juba keskaegne vallikraav,
mida siis on mainitud juba nendes linnaprotokollides alates 1547. aastast, nii et see ei ole minu leiutis, see on siis Willem Treemer esimest korda sellist asja väidab. Ja mis see siis oli või kuidas see siis välja nägi? Nüüd, ma ise kuidagi sattusin selle teemaga tegelema ja mina ju ei ole ajaloolane ja ega ma neid vanasid käekirjasid niimoodi ei loe ega ei mõista, aga siin õnneks Enn Küng kunagi siis ja Kalev Jaago, kes selle paksu köidet, mis on muide täiesti alakasutatud, ma väidan, et sealt kindlasti saaks Tartu ajaloo jaoks head ja paremat veel leida, aitasid mul lugeda ja nii edasi. Ühesõnaga see, mida juba Treemeriajast väidetakse, tegelikult see veskikraav ja veski on kirjalikes allikates ilusti olemas ja kõige esimene teade ongi siis 1547. aastast, kus kellegi Pesekeni lese eestkostjad kurdavad, et uue kraavi tõttu olla proua aed saanud kahjustada ja tehti siis ettepanek see rae poolt välja osta. Kus mainitakse siis uut kraavi, aga kui nüüd minna siis edasi ja vaadata, mis seal edasi on, siis see teema muudkui areneb, arutatakse seal seda, et siis mainitakse ka uus veskikraav ja Raad leiab, et ma püüan siin lühidalt, et mitte aega raisata selle, minu artiklis on see pikemalt kõik seletatud, kes tahab, võib sealt lugeda. Et leitakse, et järeldus, et Raad ei puutu asjasse, et mõlemad gildid on selle nagu rajanud, selle veski ja nende poole pöörduge, aga siis otsustatakse ära hinnata see kahju ja lõpuks otsustatakse ka, et tuleb valli seda veski kraavi või seda siis kindlustada. Nii et tamm ja paisu tuleb kindlustada, nii et seda tamm ja pais, mida me siis jõepõhjas näeme, seda tegelikult siis mainitakse. Ja seda teemat siis käsitleti viimast korda 6. juulil, kus siis on juttu juba uue veski vallikraavist või veekraavist. Nii et seda veskit siis on mainitud. Ja kus see veski siis olla võis üleüldse? Nii, vaatame nüüd siis tänapäeva kaarti. Näete, siin on siis see Kivivall Emajõest, ulatub siia keset jõge umbes. Ja siin on see oletatav veskikoht ja nool sirge veskikraav. Nimelt, see tundub, nagu me ei ole harjunud sellega, et keset Emajõge võiks olla pais, Emajõgi võiks olla üles paisutatud, siin võiks olla selline väike paisjärv. Mul tuleb kohe Praha meelde, kus Vlatava on keset Prahat, palju suuremas mastaabis üles paisutatud, ma ei tea, kas see on juba keskajast, aga võimalik. Nii et selles ei ole mitte midagi imelikku ega ise mitte midagi võimatut, et 16. sajandil see asi teha võidi, seda enam, et seda on ka kirjalikes allikates mainitud. Neid on veel 16. sajandi lõpust on neid veel teateid siis erinevaid, kus on mainitud muu hulgas Emajõe veskit, Embeke Müülen, samas tõenäoliselt kohas, sest et juttu on Saksa sillast kuni Emajõe veskini ulatuvate mingite kuutide mahalõhkumise kohustusest. Ja veel 16. sajandi lõpul 1598 raeprotokollides kodanikud teevad ettepaneku taastada Saksa sild või Vene sild, mis tõenäoliselt oli siis Vene värava ees olnud sild ja loogiline oleks, et see sild oli siis selle paisu peal. Teine pool sellest paisust võis olla tänapäeva Narva maantee all, sest jälle ühes teises allikas on juttu kivi või tammist või vallist, mis on siis, mida mööda minnakse Narva poole. Nii et ka siis 16. sajandi lõpus niisugune kirjeldus, mis oleks nagu loogiline koht, sest et kuna see on siin selline lammiala, kus on märg ja üle ujutab, siis kõik need igasugused tammid ja vallid on siis hea koht, kust mööda siis liigelda. Ja kui me vaatame nüüd seda, et miks pärast see on niimoodi viltu, siis miks ta oleks võinud otse üle jõe olla, kõlaks ju nagu loogilisem ja oleks vähem ehitamist. Aga tõenäoliselt tuleneb see sellest, et juba tegelikult 20. sajandi alguses oli teada, et siin Laia tänava joonel ulatub sellele lammialale selline natukene kõrgem mineraalmaa ala künnis, mis on ka siis näha tegelikult geoloogilistelt puuraukudelt ja arheoloogilistelt uuringutelt, et siin ulatub see kõva maa, mitte turvas, kõige lähemale jõge, nii et siia selle värava ette tegelikult kulges see tamm või pais, kui ta oli ka liiklustee, siis oli see tegelikult loogiline koht.
Nii, ja see veski paiknemine jõe kaldal, mitte ta paisu peal, oli ka täiesti veskitele iseloomulik, sest et siia ehitatud tammi peale seda veskit rajada oleks olnud raske, ebastabiilne, rajati ikkagi maa peale. Ja nüüd, kuna see oli ülevoolu pais tõenäoliselt, siis see vesi pidi kuhugi ära jooksma ja kõige loogilisem oli siis selline sirge kraav. Nii et need on kirjalikes allikates, nagu öeldakse, see kraav siis on tegelikult ka mainitud. Millal see kraav kadus? Siin on siis selles Vene väravat mainitud, et mingid Tapamäe jäätmed tuleb viia teisele poole Vene silda, mis on siis ilmselt Vene värava ees. Nii et, aga see on natukene kõrvalteema. Nii, ja nendest ma tegelikult ka juba rääkisin. Nii, ja see, et seda on ka siis hiljem mainitud, nimelt 18. sajandil 1764. aastal kirjutab Tartu raeherra Johann Jakob Sameen, kes korrastas jälle linnaarhiivi järjekordselt, oli nende asjadega kursis, ta kirjutab, et jõe peal hakati siis eelmisel sajandil, ehk siis ta küll siis ilmselt eksib, ta arvas, et nagu Rootsi ajal, aga ilmselt jutt käib varasemast veskist, hakati ehitama suurt Emajõe veskit, mis aga jäi pooleli ja kõik need kulutused läksid siis raisku. Vaevalt see oli mingisuguse rahvapärimuse põhjal see väide. Ma ise arvan, et ilmselt 18. keskpaigal selle veski jäänused veel võisid olla näha. Maa peal näiteks isegi mingite varemete näol, see veski tamm võis veel olla alles, seal Narva maantee all ja nii edasi, nii et võib-olla ta lihtsalt nägi neid veski jäänuseid ja tõlgendas seda niimoodi, et ei saanudki kunagi valmis. Nii, nüüd see veski kraav tõenäoliselt ei olnud ju kuigi sügav ega kuigi lai ja kui me vaatame ka aegadel pärast seda, kui see veski oli juba, tõenäoliselt see veski Liivi sõja ajal jäi, üks võimalus, et ta ei saanudki valmis, tõepoolest nagu Sameen oletab või väidab. Aga Liivi sõja ajal hiljemalt ta võis jääda varemetesse, sest selline rajatis vajas ju pidevat hooldust ja parandamist, jääminekute käigust võis kahjustada saada ja nii edasi, siis see ikkagi jäänud kuivale ja kuivale jäänud ta seetõttu, et sinna voolasid siis üle ja ala kuivenduskraavid, nii et ta sellise kuivenduskraavina tegelikult toimis siis kuni oma lõpuni. Nii, ja siin on siis see koht nüüd tänapäeval, tõepoolest, siin on nüüd täiesti see on olemas, kohe näitan ka seda pilti. Ja nüüd, mis siis arheoloogia selle kohta räägib, et kas me nüüd leiame selle ülesse. Probleem on siin selles, et see algne maapind, mis siin on, ma olen ise korduvalt siin valvanud, see on mingisugune 50-60 sentimeetrit ülalpool jõepinda ja siin on kuni 4 meetrit on kultuurkihti peale tassitud ja suuremalt jaolt see kultuurkiht on siin päris hiline 19. sajandist. Ja kõige suuremad, ise seal nüüd siin Narva maantee bensiinijaam, mis on see Neste bensiinijaam, seal olen kaevanud või jälginud neid kaevamisi siin mööda Narva maanteed torukaevistes. Probleem on selles, et isegi sadeveekaevis on 2,5 meetri sügavuses ei ulatu sellele algsele keskaegsele nivoole, et meil tuleb ikkagi, kõik on see 19. täide, et me ei ole nii sügavale isegi jõudnud arheoloogiliste kaevamistega. Üks kõige potentsiaalsem koht on siin see delta hoone, mida ehitati, kus mul endal ka siis õnnestus teha arheoloogilist jälgimist, see kaevanti juures ja seal tuli välja 19. täide ja sellele siis järgneb puhas looduslik turvas. Nii et see delta on siis tegelikult täielikult selle oletatava või ma arvan, et enam-vähem kindla Paisjärve koha peal ja tõenäoliselt see tamm, mis siis oli maa peal, see on tänapäeval Narva maantee all, aga ma ütlen, et see on tõenäoliselt rohkem kui 2,5 meetri sügavusel, nii et teda pole lihtsalt, me pole ühegi kaevamisega sinnamaani jõudnud. Ja tookord, kui ma seda artiklit kirjutasin, siis ma mõtlesin, et niisama ei saa leppida selle asjaga ja lasin selle otsinguklubi kameraad, kes siis on detektoristid ja muud muinsushuvilised, käivad ja korjavad ja uurivad meestel siis, kellel on selline külgsonar, Emajõe põhjal siis põhja uuring teha, nad käisid siis terve jõe põhja läbi ja muu hulgas siis täpselt siis selle koha peal, kus on siis see poi ja kus on juba Treemeri plaan, on jõe põhjas selline suur kividest vall. Laius on umbes 7 meetrit, pikkus on tal allas jäänud 54 meetrit. Nii et see objekt on seal täiesti füüsiliselt olemas, sille ei ole kahtlust, näete, pilt on ilusti olemas. Et võib teda ka füüsiliselt vaadata. Ja nüüd küsimus, et miks pärast jõe paremkaldal seda ei ole, me teame küll, et juba 19. keskel võeti
mis saadi, võeti kivid üles ja tõsteti siia kaldale. Näete, need kaldakindlustuskivid on siin ka olemas. Aga mina ise oletan, et võib-olla oli asi lihtsalt selles, et algselt jõe serv, arvestades, et tegemist on ju turbaste kallastega, mingil põhjusel erosioon, jõe kaldal olnud tammi osa, mis ilmselt ulatus siis kuni Vene väravani välja, võeti ehitusmaterjaliks üles hiljem ja kasutati need kivid kõik ära. Need, mis, ja siis ühel hetkel võis jõgi siit süüa siit kõrvalt läbi lihtsalt ja jõe säng või mingil määral nihkuda siis vasak või paremkalda poole. Nii et seetõttu ongi see tamm siin ainult, see on algses kohas, kus ta oli jõe põhjas. Nii, ja mõne pildi pealt siit võib ka seda näha, siin on üks maal aastast 1860, kus siis selle Koolujõe või siis Veskikraavi ots on veel täiesti jälgitav isegi, nii et siit sinnani on siis läinud kunagi see tamm. Vaatame, kas see on siis viimane pilt. Nii, ja mainin ka ära siis selle Kivisilla ehitamise teema, et tõepoolest erinevalt sageli kirjutatust, siin on siis aastast 1775, natukene mõni aasta enne, kui Kivisilda ehitama hakati, siis tehti 1779. aastal savist ja palkidest vallid siia ette, kus kogu aeg pidi ka välja pumpama, siin oli hobustega töötav pumbad olid, midagi siis pumbati see jõeala tühjaks ja siis oli ka probleem, et kogu aeg tuli allika vesi peale, aga ikka õnnestus Kivisild enam-vähem kuival maal ehitada, nii et Koolujõge siis selleks ikkagi ei kasutatud. Nii, ja siin on siis ka näha need Treemeri aegsed kohad või jäänused nendest Kivisilla ehitamise aegsetest tammidest. Nii, siin oli siis minu ettekanne. Suur tänu, see kõik kõlas väga veenvalt, aga kas on ka teisi seisukohti? Kas keegi soovib oponeerida? Kommentaari ma küsiks, et tänavanimede koha pealt seesama siin kõrval taga jookseb Kivi tänav, mis jookseb teiste tänavatega, ütleme, see on siis Raatuse ja Roosi ja Mäe, jookseb diagonaalis. Seda kutsuti vanasti Steindammstraße ehk Kivitammi tänav. Et teil oli seal jutuks oli just see, et see Kivitamm läks piki Narva teed, et siiamaani on, seal on see niisugune, ütleme, kraav läheb üles, see on juba veneaegne, eks ju, seal 18. sajandi kolmas veerand, eks ju, aga see Steindamm, et see oli just see, et ei pääsenud sellest kesklinna Saksa ehk Karja väravast, ei pääsenud üle selle soise ala, mis teil seal on, eks ju, vasakul. Et vana on ju see Laia tänava ehk Vene värava sild, kus pääseb tiseba üles, aga militaarselt on vaja raskeid koormaid vedada kuidagi, et jõuda esimese kõrge kohani Jaama tänaval. Et võt, kuidas selle Steindammstraßega ehk Kivi tänava nimega on ja sellega? Jaa, tõepoolest, see nüüd läheb siit Saksa väravast otse jõe lammi teisele servale ja tegemist on päris vana teekohaga, sellepärast, et Romeo Metsalliku mingi jälgimiste käigus sai võetud, tähendab seal kõige vanem kiht loodusliku peal on sellistest vitspunutistest alus on tehtud ja siis on kuhjatud sinna kruusa peale, need teetammi, see kõige alumine selline alus, sellest on radiosüsiniku dateeringud 14. sajand, nii et ta on juba keskaegne teekoht ja ka ise olen siin Pika tänava liini peal jälginud ja seal tuleb välja siis tõepoolest suurtest kividest tehtud tamm, mis kohati on ka palkidega toestatud, nii et seda on ilmselt kogu aeg muudkui jätkatud. Nii et tõepoolest see üks niisugune Kivitamm ja liiklussuund või see tänav, siin Kivitammi tänav, ta on siin lühendatud lihtsalt Kivi tänavaks, on siin olnud alates keskajast tegelikult kogu aeg. Et see on see pääs, millest siis nagu üle saab. Nüüd, millest mina rääkisin, oli see teine tamm, mida siis 16. lõpuallikates mainitakse, et on mingisugune tamm, mida pidi pääseb Narva poole ja seda ma oletasin, et see on nüüd siis siin Narva maantee suunas olnud tamm, mida me ei ole leidnud tegelikult. See on see oletatav, kus võis olla siis selle Veski paisu peal olev tee.
Et see on nüüd teine asi, et üks oli siis siin, et nendel aegadel, kui eksisteeris see veskipais ja Vene sild selle peal, siis sai ka siit otse üle, võib-olla hiljem sai ka siit, me seda täpselt ei tea, kuidas see siin keskajal võis olla või isegi Rootsi ajal, aga jah, tõepoolest see Kivi tänav on siis tõenäoliselt kõige vanem ühendus, ma arvan, et vähemalt tõendid on meil selle kohta olemas, meil on seda võimalik dateerida. Nii, ma nägin kätt seal. Liisa Lotta, olen Lodja seltsist. Et paar mõtet selle siis Koolujõe kohta, et kui seda skeemi vaadata, et arvestades, et Emajõgi oli ka tegelikult väga oluline laevade ja laevad pidid ikkagi pääsema ju kuni Muuge kloosterini või Kärkna kloosterini, mis oli nagu laevatee lõpp, kuna sealt edasi oli juba kärestik. Et siis võib-olla see tamm ei olnudki nagu üle jõe, vaid oli lihtsalt selline nagu trehtel või lehter, mis suunas seda vett nagu, sest et jõgi uuristab nagu seda vasakut kallast selle koha peal on ju, et ta ei saanud nagu seda parema kalda tammi hästi ära uuristada. Et see selline mõte, et võib-olla ta ei olnudki üle jõe. Et võib-olla see... Tegelikult seda mõtet ju omal ajal juba väitis Treemer, et see oli selline nagu muul, pigem mis siis, nagu näete siin ka Uno Hermanil on ta samasugune joonistatud, Uno Herman oli ka seda arvamusel, et see lihtsalt mitte ei olnud pais, vaid see suunas vett, aga selles mõttes kahelda, et Emajõe veevool oli siin Tartus 20 sentimeetrit sekundis ja et kui see ainult nagu suunas, et kas oli üldse võimalik see käivitada mingit veskiratast sellisel puhul. Et on olemas ka sellised veskilaevasid, mis pannakse vette ja siis pannakse seda tammi ka tarvis. Ja küsimus on ka lihtsalt selles, et kui me näeme, et tegelikkuses, siin on Uno Herman seda natuke ilustanud, see veskikraavi, see ühendus siin oli ju täiesti horisontaalne ja kui me nüüd vaataksime seda hilisemaid plaane veel, siis iseenesest algselt ei pruukinud seda ühendust üldse ollagi. Võis olla ju, et siin oli tamm ja veskikraav voolas siit välja ja see ühendus on siin üldse hilisem tekkinud võib-olla või mingitest muudest vajadustest, et seda vett siit ära lasta. Et seda me tegelikult ei tea, aga et võib-olla asjaoba oligi see, et ta suunati nagu suur veemass, et mitte kõrguste vaja, vaid see just, et ta läks kitsasse kraavi, et see võis olla ju see, mis seda voolu tugevust nagu suurendas, aga teine mõte, mis on selle Vene silla koha pealt või see, et Kroonojõe sillast 100 meetrit ülesvoolu on selline telliskivi müür Emajões ja ainukene kaart, kus ma olen näinud, et see on märgitud jõe peal on põhjasõjaaegne kaart, mis on botaanikaaias. See, kus nagu siis venelased pommitasid sealt Narva mäe pealt seda Vene väravat ja siis sealt nagu sellest ülesvoolu oli siis ehitatud neil sild, et võib-olla see ongi, sest on nagu konkreetselt müür, et see võibki olla see kivitamm või müür, et ta on selline tellistest laotud puuvaiade vahele. Jah, seda ma tean ka, et seal on, aga kahjuks ei ole seda keegi uurinud, et pole ühtegi tellist üles saanud, et me ei tea, mis aegne see on, et kas see on keskaegne või see ongi tõesti põhjasõjaaegne, siis 1774. aasta piiramisega seotud mingisugune konstruktsioon, aga mis puudutab ka seda laevaga üles-alla sõitmist, siis ma ei tea, sellega on jälle just see teema, et kuivõrd ülesvoolu seda liiklust oli tegelikkuses ja ütleme, Muuge kärestikud on, kas nad on ikkagi juba enne kloostrit, ma arvan, ei ole, nad on just edasi sealt, aga mina olen just mõelnud, et Kärkna klooster oligi selle koha peal, sellepärast, et see on tegelikult viimane koht, kuhu vanal ajal laevaga sai sõita. Ja, aga samas ütleme niimoodi, et põhine liiklus käis ikkagi allavoolu ja ma arvan, et nii Tartu kodanikele oli väga hea, et laevaga edasi saanud sõita, sest see oli hea võimalus maksu küsida, sest siis pidid ju need laevnikud aga mingi aeg oli ju Kärkna klooster peaaegu sama suur asutus kui Tartu linn, et eks neil oli ka seda õigus. Jah, seda küll, aga muidugi, kuna juttu on kogu aeg uuest veskikraavist, siis võib arvata, et 1540. alles ehitatigi, et tegemist ei ole siis enamus keskajaga seda ei eksisteerinud, et see on päris siis keskaja lõpust see rajatis. Aitäh küsimuse eest. Väga pikalt ei. Aitäh. Kogu selle teema käsitlemisel peaks ikka analüüsima läbi hüdroloogilised ja hüdraulilised aspektid ja need annavad
väga palju selgust. Ja nagu siin viimases sõnavõtus hakkas suunduma jutt sinnapoole, et kas see pais oli kogu ulatus või mitte. Tegelikult ei saanud Emajõel olla mitte mingisugust sellist paisu, mis oleks sulgenud siis jõe voolusängi kogu ulatuse tõstnud veetaset. See sai olla osaliselt ja kõige levinum oli juba ammustest aegadest, siis juba 1000 aastat tagasi põhjapaisud. Põhjapaisud, mis on kasutatud ka isegi tänapäeval seoses vee kas osalise kõrvale suunamisega, mis vähendab jõe ristlõiget, sellega sõltuvalt voolulgast tõuseb veetase ja võimalik on veestada siis ka vesiveskit või niisutuskanalit või mis tahes niisugust asja. Ja see, et veski paiknes just selle alguse koha peal, ongi seletava asjaoluga, et mis tahes veejõu kasutamisel on tarvis see jõe lang või siin siis räägime äravoolukanali, mina kasutan sõna kanal, pigem mitte kraav. Selle lang on suunatud nii-öelda koondatud ühte punkti ja see võimaldas väikese languga Emajõel seda veejõudu kasutada. Ja samal ajal arvestades, et see käänak, mis jääb linna piiresse, see on olnud siin nüüd kõige suurema languga koht, kuigi see lang on absoluutarvudes ikkagi väga väike. Ja mitmed need aspektid koos võetuna ja ei saanud olukord olla ühesugune kogu aasta jooksul ka erinevatel aastatel, sest Emajõe voolult ja veetase kõiguvad sedavõrd suurtest piiridest, nii et ka veski ei saanud töötada kogu aeg, sest kui vett oli väga palju, oli altpoolt paisutus niivõrd kõrge, et see äravoolu kanal oli kogu nii-öelda triiki vett täis ja mingisugust arvestatavat veetaseme vahet ei saanud olla. Aga siin on mitmed sellised aspektisid, mis vajavad võib-olla teise eriala asjatundjate käsitlust, kaasamist. Aitäh!